Öelge, mida teie jaoks tähendab mõiste võimete piiril? Mõiste võimete piiril tähendab seda, et sportlane või ka inimene on võimeline võistlustingimustes andma ennast parimat või natukene isegi ennast ületama, sest on teada, et treeningul ja mitte võistlustingimustes saavutatakse väga palju häid tulemusi, näidatakse isiklikke rekordeid, kuid üks asi on see, mida ma suudan treeningul, teine asi on see, mida ma suudan 100 000 silmapiiri all kokku võtta ja saavutada siis tulemus juba tiitlivõistlustel. Teine asi, mis on väga oluline, on see, et see võimete piir saavutatakse aasta tähtsamal võistlusel ehk tiitlivõistlusel, mis on ka omaette proovikivi, et seda saada. Kuidas seda ajastada? Selle ajastamiseks on mitmeid erinevaid koolkondi, mitmeid erinevaid võimalusi. Meie vastupidavusalade sportlastel tavaliselt me nimetame seda kaheküüruga, et kaheküüruga vormi ajastamiseks, et kõigepealt paar kuud enne tippvõistluse saavutamist, tavaliselt on see siis maailmakarikavõistluste etapp, mängitakse läbi siis seesama olümpiamängude finaal, kus siis viiakse siis vastavalt kiirusliku treeninguga oma võimed tipule, siis tullakse sellest nii-öelda nagu vormist maha jälle vastupidavustreeningutega ja et siis olla tõeliselt vormis aasta tähtsamal tippvõistlusel. Siin selles laboris te testite neid võimete piire? Siin laboris me määrame erinevat kehalist võimekust, kuid kohe tuleb öelda siin seda, et üks asi on maksimaalse hapniku tarbimise määramine, mida me siin määramine, mis on tegelikult testitud laboratoorsetes tingimustes ja kindlasti ei pruugi kokku minna sellega, mis on võistlustingimustes. Laboris määratud hapniku tarbimine on tavaliselt astmetliselt tõusvate koormustega testi puhul, samas kui mingi vastupidavusala sportlase pingutus eeldab siis vastavalt siis ajalist pingutus siis maksimaalsete võimete tasemel. Me hakkame kohe siin ühte testi vaatama. Mida see test täpselt endast kujutab? Mida te hakkate nüüd vaatlema? Selle testiga me määramegi ära sportlase kõigepealt hapniku tarbimise ja siis selle põhjal me saame määrata siis mingisuguse protsendi tema töövõimest, mida ta siis, kui pikalt ta suudab hoida. On selge, et vastupidavusaladel suudab parema tulemuse saavutada see, kes suudab hoida seda vastavat intensiivsust või võimalikult pikka aega ja seda see test siis antud hetkel siis määrabki. Ja te testite seda hapniku tarbimist siin laboris ja samas võib teha seda ka staadionil? Samas võib teda teha ka spordiala spetsiifilises tingimuses staadionil, kus me näiteks minu pärast teatud aja tagant siis suurendame siis jooksukiirust, suurendame paadikiirust sõudmises või ka jalgrattal, et hapniku tarbimist üldiselt määratakse astmeliselt tõusvate koormustega testi ja see ei pea ja ei pruugi olla laboratoorsetes tingimustes. Mida see hapniku tarbimine näitab ja kas sportlane saab seda suurendada või muuta seda oma hapniku tarbimist? Hapniku tarbimine näitab aeroobset töövõimet ja tavaliselt tippsportlastel, täiskasvanud sportlastel saabub mingi lagi, kust enam seesama hapniku tarbimine oluliselt ei suurene ja on isegi võib olla isegi võistlusperioodil natukene väheneda mingil määral võrreldes ettevalmistusperioodi. Küll aga on see sportlane võimeline suurendama seda koormust, kas siis kiirust, võimsust, mis siis ehk seda tööd, mida siis on võimalik teha hapniku tarbimise tasemel. Mida see test teile annab? Kui me nüüd vaatame seda sportlast, kes hakkab siin testi tegema, mida me tema kohta teada saame? Me saame tema kohta teada seda, missugune on tema aeroobne võimekus, kui suure võimsusega suudab ta siis antud tasemel töötada. Ja mida siis nüüd muuta selle juures saab? Selle juures saab muuta seda, et ta saab teada vastavad tulemused, mille järel siis ta saab vastavad soovitused treeninguks, et kuidas siis oma edasist kehalist võimekust parandada. Sportlase üldiselt tänapäeva tippsportlastel võib öelda, et neil on nagu oma sõrmejälg ja see sõrmejälg tähendab seda, et teda testitakse siis
ettevalmistusperioodi algul puhanud tingimustes, kus me saame teada tema kehalise võimekuse näitajad ning peale teatud treeningperioodide läbimist siis me saame hinnata, kuidas need koormused on talle mõjunud, kas tema aeroobne, poolaeroobne osakaal on suurenenud, mis on eesmärgiks, sest aeroobne energiatootmismehhanisme on oma olemuselt ökonoomsem kui anaeroobne energiatootmismehhanism ja seda ka loomulikult jätkub pikemaks ajaks. Ehk, et kui sportlane võistlustel suudab töötada suuremas osas kasutada aeroobseid energiatootmisprotsessi, siis tema võistleb ökonoomsemalt ja väsib ka aeglasemalt kui see, kellel siis ütleme selle sama töö käigus on suuremas osas anaeroobsete protsesside osakaal. Kui paljud Eesti sportlased sellest laborist või sellest kergelt spordisaali meenutavast ruumist on läbi käinud? No meil on põhiliselt on meil testimised toimunud Eesti sõudekoondisega, on meil pikaajalised traditsioonid. Te ise olete ka sõudja? Mina olen ise ka endine sõudja, jah. Ja samuti praegu viimase paari aasta jooksul on meil läbi käinud Eesti parimad kesk- ja pikamaa jooksjad ning täna, keda me siin vaatama hakkame, ka Eesti tasemel jalgrattasportlased. Aga jah, need kõik ei ole tippsportlased, meil on ka aktiivseid rahvasportlasi, kellel on teatud tasemel treenides on vajalik juba ka treeningu monitooringule siis tähelepanu pöörata. Tegelikult peaksid ju kõik tippsportlased sellise uuringu läbima? Põhimõtteliselt tippsportlased läbivad sellise uuringu, kus neil määratakse hapniku tarbimine ja see on ka Eesti spordialaliitude poolt garanteeritud, kuid nemad läbivad seda rohkem kui meditsiinilist testimist, kus siis vaadatakse ka südametööd ja muid tervise võimalikke riske, kuid samas ütleme neid, mis meie labori eripära on või mis meile nagu eriti südamelähedane on just see sama treeningu monitooring, et me saaksime siis jälgida, kui õieti on treeningkoormused, kui hästi on treeningkoormused mõjunud ja kuidas siis nende abil siis korrigeerida siis vastavalt treeningmahtusid. Sa ütlesid, et igal aastal sureb sportlasi just nimelt südameprobleemide tõttu ja kas sellised uuringud aitaksid sellised surmi vältida? No põhimõtteliselt tuleb see diagnoosida, aga seda saab diagnoosida mitte siis nüüd meie laboris, meie ei ole oma olemuselt arstid, meie ei ole arstid ja selleks on vajalik jah, 1-2-3 korda aastas käia arstlikus dispanseerimises, kus siis selgitatakse välja võimalikud siis südame. Aga alati ei ole ka need avastatavad, nii et selles suhtes on see keeruline küsimus. Ja te uurite ka keha koostist. Kuidas see uurimine käib? Mida te seal teada saab? Üks meie uurimissuundasid üldse ma kõigepealt tahaksin rõhutada, et treeningõpetuse uurimissuunad, need on oma olemuselt kompleksne, kus me peame arvesse võtma ja need on võrdse tähtsusega ühelt poolt kehalise võimekuse uuringud, kehalise töövõime uuringud, kuid sama tähtis on ka siis kinantropomeetrilised näitajad, keha koostise näitajad ja loomulikult ükski sportlane ei saavuta head tulemust ilma hea tehnilise pagasita ja siin esile tuua, kumb on parem, on väga raske, aga keha koostise uuringud, keha koostise me saame põhimõtteliselt jagada kaheks suureks komponendiks, üks on siis rasvakomponent ja teine on rasvavaba komponent ja on selge, et mida vähem su rasvamassi osakaal on, seda lihtsam on sul seda spordiala spetsiifilist liigutust sooritada. Samas aga on teada, et teatud minimaalne vajalik rasvamassi osakaal on vajalik, mis on tervisele vajalik, ilma selleta me ei funktsioneeriks ja ütleme, kehakoostise uuringud on ka väga olulised just lastespordis ja lastespordis, kus varakult hakatakse näiteks võimlemisega tegelema suurte koormustega ja samuti on nad väga olulised erinevates kaalukategooriate ka spordialade puhul nagu maadlus ja tõstmine, aga ka näiteks sõudmises on meil kerge kaalu piiriks, et seesama rasvaprotsent, kui ta langeb meil juba ütleme alla 7–5%, siis ta juba muutub tervisele väga ohtlikuks.
kuidas seda kehakoostist täpselt siis vaatlete? Kehakoostise jaoks on mitmesugused erinevad meetodid, täpset meetodit pole olemas, täpne meetod on ainult üks. See on siis inimese kehaosadeks võtmine, mida elava inimese puhul teha ei saa. Kõik on vähem või rohkem kaudsed. Praegu on niinimetatud kuldseks standardiks 2-kordse röntgenkiire meetod, kus siis inimene lamab aparaadi all ja tema siis nagu kogu keha võetakse siis tükkidena läbi ja selle põhjal siis määratakse siis keha luumass, keha rasvamass ja siis ülejäänud, mis siis moodustab siis rasvavaba massi ja nende abil me saame ka siis määrata, ütleme, erinevate jäsemete rasvamassi või erinevate kehaosade rasvamassi. Kuna te tegelete peamiselt sportlastega, siis selline küsimus, millal on sportlase nii-öelda absoluutne tippaeg? Kas selleks on olemas bioloogiliselt mingisugune iga või võib ka sportlane näiteks vanemas eas, ütleme 30. aastates, mida peetakse vanemaks eaks juba spordis saavutada tohutuid tipptulemusi? Kõik sõltub spordialast. Meie kui vastupidavusala, kes me oleme rohkem keskendunud vastupidavusaladele, siis meie võime öelda, et parimad tulemused saavutataksegi peale 30. aastaid ja kõige parem näide oli siin Jüri Jaansoni näide, kes tuli hõbemedalile enam kui 40-aastasena ja vastupidavusspordialade puhul on veel oluline see, et sa pead olema võimeline ära kannatama teatud hulga tööd, mida saab mõõta aastates, enne kui jõuda vastavale tasemele, nii et siin on isegi vanusel teatud eelised ja ma jälgin praegu väga huviga Rein Taaramäed, kes tegi esimese väga hea Tour de France'i, et teda ootab kindlasti paari aasta jooksul väga suur tulevik ja näited, kus on enam kui 40-aastased inimesed tulnud tiitlivõistlustel võitjaks vastupidavusaladel ei ole üldse haruldased. Ainuke asi, mis siin muidugi on see, et 40-aastase treening ja eriti just võistlus erineb natuke 30 või 20-aastase omast, et ta ei ole võimeline või talle ei ole kasulik nii suures hulgas võistlustel osa võtta kui näiteks 30 või 20-aastasena, kus võib öelda, et võib-olla just see võistlemine ongi see, mis teda aitab edasi arengule. Siis 40-aastane sportlane peab väga hoolikalt võistlusi valima ja võib-olla aastas võtab üldse osa ainult paarist võistlusest. Väga hea näide siin oli Jüri Jaansoni ja Tõnu Hendriksoni paaris kahene, kes enne olümpiat võistles vist ainult ühel maailmakarika etapil ja paar kohalikku võistlust ja saavutas siis Pekingis hõbemedali. Hiljuti me viisime läbi ühe longitudinaalse uuringu, 3-aastase uuringu, kus me jälgisime noori ujujaid ja määrasime neil kompleksselt siis ühe kompleksina erinevad ujumise biomehaanilised parameetrid, sinna juurde väga spetsiifiliselt kehakoostise ja antropomeetrilised parameetrid ning kolmanda plokina siis sellesama kehalise võimekuse näitajad, nii aeroobse kui anaeroobse töövõime näitajad ja meie uuringu tulemustest selgus, et kõige paremini iseloomustas sportlikku saavutusvõimet just seesama ujumistehnilised näitajad ehk me saame siit järeldada ainult üht, et kõigepealt on vajalik omandada korralik liigutuslik pagas noosportlasel, selle peale me saame siis hakata nagu see on nagu vundamendiks sellele, et sinna peale tuleksid siis head kehalised võimed. Aga jälgides tänapäeva noortesporti nii meil kui mujal, siis on üsna suureks probleemiks see, et needsamad noortele pööratakse just põhitähelepanu kehalise võimekuse arendamisele ja need tehniliste pagasi arendamine jäetakse tagaplaanile, mille tulemusena on sportlased küll väga edukad noorteklassis maailma tasemel, kuid neil on väga vaevaline, et mitte öelda võimatu, olla sama edukas siis täiskasvanute tiitlivõistlustel. Seda viga tehakse ka Eestis? Seda viga tehakse üle maailma ja Eesti ei ole siin erand. Nii et noortel, see jutt, et noortel on nagu eelised spordis, et sport ongi noorte asi, see päris ikka paika pea. Tähendab, siin on kõik vanuseklasside küsimus ja teine on loomulikult spordialad, kus hinnatakse, ütleme, kujundlikust ilu, näiteks nagu iluvõimlemine, vettehüpped, sportvõimlemine,
just need keerulised koordinatsioonilised alad, sest koordinatsioon kui kehaline võime saavutab esimesena kõrge taseme juba lapseeas, samas kui näiteks seda testi, mida me siin tegema hakkame, maksimaalselt hapniku tarbimist põhimõtteliselt saab arendama hakata alles kuskil 12 aasta vanuselt, et varem enne seda meil hapniku tarbimine nagu oluliselt ei arene, et on lihtsalt tegemist kas siis vastavalt pärilikkuselt parema või mitte nii hea hapniku tarbimise näitajatega lastel. Noorsportlaste treeningprogrammide koostamisel on üheks probleemis kindlasti see, et seal pööratakse väga suurt tähelepanu just kehalise võimekuse arendamisele, eriti aladel, mis näiteks nõuavad suuri jõuvõimeid ja läbi selle saadakse nagu esimene efekt arengus, samas kui sellistele jõuvõimetele vastav, ütleme, sporditehniline pagas ei tule järgi, siis antud hetkel on ta võimeline sooritama väga hea tulemuse, kuid see tulemus tuleb kindlasti või väga suure tõenäosusega siis mitte täieliku sporditehnika arvelt ja pärast on siis kaks probleemi. Esiteks on väga raske õppida või võib olla raske õppida ära õiget sporditehnikat ja teiseks suurte koormustega jõutreening varases nooruses tekitab väga suuri vigastusi, sest nagu me teame, näiteks luustiku areng lõpeb inimesel alles peale 20. eluaastaid ja tegelikult olgem ausad, et enne seda suurte koormustega jõutreening ei ole soovitatav, et lastel tuleb arendada jõudu läbi osavuse, mitte läbi kangitreeningu.